Kuni viimase hetkeni uskusin, et pääsen, ütleb endine Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee liige, kelle käed värisevad ikka veel 73 aasta järel. Tema nimi on arhiivides, kuid ta keeldub seda avalikustamast. Mees, kes istus 80. aastal 8. märtsil 1950 saalis, kus otsustati Eesti saatuse üle järgmiseks 30 aastaks. Käbin istus minu kõrval, jätkab ta, vaadates läbi akna, nagu otsiks sealt vastuseid. Ta tegi märkmeid. Pidevalt. Iga kord, kui keegi rääkis, kirjutas ta midagi üles. Ma mõtlesin siis, et ta lihtsalt protokollis. Alles hiljem sain aru, ta koostas nimekirja. Mis oli selles nimekirjas? Kes said järgmiseks ohvriks? Ja miks just Johannes Käbin, mees, kes oli olnud vaikne ja tagasihoidlik parteitöötaja, muutus äkki kõige kardetumaks inimeseks Eestis? Arhiivides leidub dokument, mille kood on fond number 3, nimistu number 2, toimik number 24. See toimik sisaldab 88 lehekülge masinkirjas teksti, allkirjastatud Johannes Käbini poolt. Dokument kannab kuupäeva 13. märts 1950. 5 päeva pärast kurikuulsat pleenumit. Tekst algab sõnadega, seltsimehed, pean vajalikuks teatada täiendavalt nendest isikutest, kes Edasi järgneb 83 nime nimekiri. Inimesed, kes töötasid koos Käbiniga. Inimesed, kes usaldasid teda. Inimesed, kellest 80% arreteeriti järgmise 3 kuu jooksul. Kes oli see mees, kes kirjutas neid nimesid? Kas ta tegi seda veendumusest või hirmust? Ja miks just tema valiti selleks, kes pidi Eestit juhtima järgmised 30 aastat? Nikolai Karotam, Eesti Kommunistliku Partei esimene sekretär, ei teadnud 8. märtsil 1950 hommikul, et see on tema viimane päev võimul. Ta saabus Keskkomitee hoonesse Pikk tänaval, nagu alati, kell 8 hommikul. Tema sekretär märkis üles, et Karotam kandis halli ülikonda ja näis rahulik. Kell 9 saabus Moskvast telegramm. Karotam luges seda oma kabinetis üksi. Sekretär kuulis läbi ukse, kuidas midagi kukkus põrandale. Kui ta sisenes, seisis Karotam akna ääres, telegramm käes. Kutsu kokku plenum, ütles ta vaikselt. Täna õhtul. Mis oli selles telegrammis? Kes selle saatis? Ja miks Karotam, mees, kes oli juhtinud Eestit 5 aastat, ei üritanud isegi vastu hakata? Pleenumi protokoll, mis asub samas arhiivis, paljastab midagi uskumatut. Esimene, kes võttis sõna pärast Karotamme, oli Johannes Käbin. Mitte keegi teine. Mitte vanemad parteitöötajad, mitte Moskva esindajad. Käbin. Mees, kes oli olnud seni tuntud kui vaikne organisaatorilise tööjuht. Tema kõne kestis 37 minutit. Protokollis on märgitud, et ta rääkis ilma paberiteta. Peast. Nimed, kuupäevad, faktid, kõik mälust. Ta nimetas 58 inimest, kes olevat buržuaaslikud natsionalistid ja rahvavaenlased. Kuidas ta kõik need detailid meelde jättis? Kui kaua ta seda kõnet valmistas? Ja kõige tähtsam, kes andis talle loa esimesena rääkida? Ma nägin Käbini nägu, kui ta rääkis, meenutab teine tunnistaja, endine parteitöötaja, kes nõustus rääkima ainult tingimusel, et tema identiteeti ei avaldata. Ta ei vaadanud kellelegi otsa. Ta rääkis laes olevasse punkti. Nagu oleks seal keegi, kellele ta pidi aru andma. Mitte meile. Kellelegi teisele. Kes oli see keegi? Kas Moskvas istus keegi, kes jälgis seda kõike? Kas Käbin teadis, et tema sõnad otsustavad inimeste saatuse? Või oli ta lihtsalt ettur, kes luges üles teksti, mille keegi teine oli kirjutanud? Arhiivid näitavad, et 2 nädalat enne pleenumit, 23. veebruaril 1950, saabus Tallinna Moskva Keskkomitee esindaja Aleksei Gritšenko. Tema visiit ei olnud protokollitud ametlikes dokumentides. Kuid hotelli Tallinn registreerimisraamatus on tema nimi. Ta elas seal 4 päeva. Kellega ta kohtus? Hotelli töötaja, kes on nüüd 92 aastat vana, mäletab, üks mees käis tema juures iga õhtu. Alati pärast 10. Alati läks tagauksest sisse. Ma nägin teda ainult korra selgelt. See oli Käbin. Kas need öised kohtumised olid juhus? Või planeeriti seal midagi, mis muutis Eesti ajalugu? Karotamme saatus oli otsustatud juba enne pleenumit.
Kuid kes otsustas? Moskva arhiivides leidub Lavrenti Berja allkirjaga dokument, dateeritud 15. veebruar 1950. Dokumendis on kirjas, Eesti NSV juhtkonnas on tuvastatud buržuaaslik natsionalistlik kallak. Vajalik on kohene sekkumine. Soovitan asendada Karotam usaldusväärse kaadriga. Dokumendi allosas on käsitsi kirjutatud märkus, Käbin, sobiv kandidaat. Kontrollitud. Kes kontrollis Käbini? Millal? Ja miks just tema oli sobiv kandidaat selleks, et juhtida ühte Nõukogude Liidu kõige tundlikumat vabariiki? Johannes Käbin oli sündinud 3. novembril 1905 Peterburis. Tema isa oli raudteetöötaja, ema koduperenaine. Perekond kolis Eestisse 1923, kui Johannes oli 18 aastat vana. Ta ei rääkinud eesti keelt. Kogu oma elu rääkis ta eesti keelt aktsendiga. Kuidas selline mees sai Eesti juhiks? Partei dokumentides on märgitud, et Käbin astus kommunistlikku parteisse 1924. Ta oli 19 aastat vana. Kuid tema parteipilet, mis on säilinud arhiivides, kannab teist kuupäeva, 1926. Miks on kaks erinevat kuupäeva? Kas Käbin varjas midagi oma minevikust? Või muutis keegi tema biograafiat hiljem? Käbini karjäär oli aeglane. 20 aastat tegi ta organisatsioonilist tööd. Mitte kõnesid, mitte avalikke esinemisi. Lihtsalt paberitöö. Nimekirjad, aruanded, protokollid. Ta oli nagu vari, kirjeldab teda endine kolleeg. Alati kohal, kuid keegi ei pannud teda tähele. Ta teadis kõike kõigi kohta, kuid ise ei rääkinud kunagi endast. Kas see oli strateegia? Kas Käbin planeeris juba siis, et ühel päeval tuleb tema aeg? Või oli ta lihtsalt õnnelik, et sattus õigel ajal õigesse kohta? 1949. aastal, aasta enne suurt pleenumit, juhtus midagi imelikku. Käbin määrati äkki Keskkomitee organisatsioonilise osakonna juhatajaks. See oli oluline positsioon. Inimene, kes kontrollib organisatsioonilist tööd, teab kõike kõigi kohta. Ta näeb kõiki dokumente, kõiki aruandeid, kõiki kaebusi. Kes tegi selle otsuse? Karotam ise allkirjastas määruse. Kas ta teadis, et valmistab ette oma asendajat? Või oli see Moskva käsk, mida ta ei saanud keelduda täitmast? Organisatsioonilise osakonna arhiivid 1949 aastast näitavad midagi häirivat. Käbin koostas sel aastal 384 informatsioonilist aruannet erinevate parteitöötajate kohta. See on rohkem kui üks aruanne iga päeva kohta. Aruanded sisaldasid detaile inimeste eraelust, nende sõpradest, nende vestlustest. Seltsimees X kohtus eile õhtul endise ärimehe pojaga. Seltsimees I rääkis positiivselt Soome elustandardist. Seltsimees S luges Läti ajalooraamatut. Kes luges neid aruandeid? Kuhu need läksid? Ja miks Käbin pidas vajalikuks kirjutada üles selliseid detaile? 8. märtsil 1950, kui pleenumi istung algas, oli saalis 123 inimest. Protokoll näitab, et Karotam rääkis esimesena. Tema kõne kestis 15 minutit. Ta tunnistas, vigud ja puudusid töös. Ta ei nimetanud kedagi nimepidi. Ta ei süüdistanud kedagi. Ta lihtsalt ütles, et võtab vastutuse. Siis võttis sõna Käbin. Tema kõne oli täiesti erinev. Ta nimetas nimesid. Ta tõi fakte. Ta tsiteeris vestlusi. Seltsimees Karotam ütles mulle isiklikult 3. jaanuaril. Seltsimees Veimer kirjutas oma raportis. Seltsimees Ristimägi kohtus salajat. Kuidas ta kõik need detailid meelde jättis? Kas tal olid märkmed? Või oli ta selle kõne pähe õppinud? Pärast Käbini kõnet oli vaikus. Protokollis on märgitud paus 3 minutit. 3 minutit vaikust saalis, kus on 123 inimest. Siis hakkas aplaus. Kes alustas? Protokoll ei ütle. Kuid aplaus kestis protokolli järgi 2 minutit. 2 minutit aplodeerimist mehele, kes oli just süüdistanud 10 kolleege. Kas inimesed aplodeerisid veendumusest? Või hirmust, et kui nad ei aplodeeri, satuvad nemad järgmisena nimekirja? Karotamme ei arreteeritud kohe. Ta jäi veel 3 nädalaks Tallinna.
Kuid tema kabinet oli juba tühi. Tema sekretär oli vahetatud. Tema telefon oli ühendatud ümber. Ta kõndis mööda koridore nagu kummitus, meenutab tunnistaja. Keegi ei tervitanud teda. Keegi ei vaadanud talle otsa. Nagu oleks ta juba surnud. Kuhu Karotam läks nendel 3 nädalal? Kellega ta kohtus? Kas ta üritas veel midagi teha? Või oli ta juba loobunud? Käbin sai ametlikult esimeseks sekretäriks 21. märtsil 1950. Tema esimene käsk oli üllatav. Ta käskis inventeerida kõik Keskomitee arhiivid. Kõik dokumendid, kõik toimikud, kõik kirjad. Täielik inventuur seisis käsus. Miks? Mida ta otsis? Või mida ta tahtis peita? Arhivaar, kes seda tööd juhtis, märkis oma päevikus, Käbin tuli isiklikult arhiivi 3 korda. Ta vaatas läbi toimikuid, mida keegi polnud avanud aastaid. Ta võttis mõned kaasa. Ma ei tohtinud küsida, milliseid. 13. märtsil, 5 päeva pärast pleenumit, kirjutas Käbin oma kurikuulsa raporti. 88 lehekülge. 83 nime. Dokument läks otse Moskvasse, Berja kätte. Koopia jäi Tallinna. See koopia on nüüd arhiivides. Iga nimi on nummerdatud. Iga nime juures on lühike iseloomustus. Buržuaaslik natsionalist. Seosed välismaaga. Kahtlane lojaalsus. Mõne nime juures on märkus, kiireloomuline. Need inimesed arreteeriti esimesena. Kas Käbin teadis, mis nendega juhtub? Kas ta mõistis, et tema sõnad otsustavad inimeste saatuse? Esimesed arreteerimised algasid 25. märtsil. Kell 5 hommikul. Samaaegselt 23 kohas üle Eesti. Koordineeritud operatsioon. Kes seda planeeris? NKVD arhiivid näitavad, et operatsiooni nimeks olid puhastus. Operatsiooni juht oli major Vassili Riis. Tema raportis on kirjas, operatsioon viidi läbi vastavalt nimekirjale, mille esitas seltsimees Käbin. Kas Käbin oli operatsiooni planeerimises? Kas ta teadis täpseid kuupäevi? Või anti talle lihtsalt käsk koostada nimekiri ja keegi teine otsustas, mida nende nimedega teha? Arreteeritud inimeste seas oli Arnold Weimer, endine haridusminister. Tema oli üks neist, keda Käbin nimetas pleenumil. Weimeri tütar, kes oli siis 12 aastat vana, mäletab seda hommikut, isa võeti ära meie silme all. Ema karjus. Mina karjusin. Nad ei öelnud midagi. Lihtsalt viisid ära. Ma nägin läbi akna, kuidas teda pandi autosse. Ta vaatas tagasi meie maja poole. Siis auto sõitis ära. Weimer saadeti Siberisse. Ta suri seal 6 aastat hiljem. Kas Käbin teadis, et tema nimekiri tähendab surma? Või uskus ta, et need on lihtsalt administratiivsed meetmed? Kas Johannes Käbin oli koletis või ohver? Kas ta oli mees, kes planeeris kõike algusest peale, või mees, keda kasutati kellegi teise plaanides? Arhiivid annavad vastuseid, kuid need vastused tekitavad veel rohkem küsimusi. Üks on kindel, 88 inimese saatus muutus, sest üks mees kirjutas nende nimed paberile. Ja see mees sai võimu, mida ta hoidis 30 aastat. Aprillis 1950 toimus midagi, millest ametlikud dokumendid vaikivad. Käbin kutsus kokku koosoleku, kus osalesid ainult 5 inimest. Protokolli sellest koosolekust ei ole. Kuid üks osalejatest, kes suri 1986, jättis päeviku. Selles päevikus on kirjas, Käbin ütles meile, et peame olema valvsad. Et vaenlased on kõikjal. Et isegi meie seas võib olla keegi, kes töötab vastu meile. Ta vaatas igaühele otsa, kui ta seda ütles. Ma tundsin, kuidas mu süda peksles. Ma mõtlesin, kas ta kahtlustab mind. Miks Käbin lõi sellise hirmukliima? Kas ta tahtis, et inimesed kardaksid teda? Või kardis ta ise kedagi? Mais algas uus laine. Seekord ei olnud ohvrid parteitöötajad. Need olid tavalised inimesed. Õpetajad, arstid, insenerid. Inimesed, kellel oli haridus. Inimesed, kes rääkisid keeli. Inimesed, kellel olid kontaktid välismaal. NKVD raportid näitavad, et mais arreteeriti 587 inimest. Juunis 712.
Juulis 931. Kes koostas neid nimekirju? Käbini allkirjaga dokumente on arhiivides kümneid. Iga dokument algab sõnadega, pean vajalikuks teatada. Ja siis järgnevad nimed. Üks arreteeritu oli Johannes Semper, tuntud Eesti kirjanik ja tõlkija. Tema arreteeriti 23. juunil 1950. Süüdistus olid buržuaaslik natsionalism ja Nõukogude võimu laimamine. Mis oli tõeline põhjus? Semperi arhiiv näitab, et ta oli kirjutanud kirja Karotammele, kus kritiseeris liigseid repressioone. Kiri oli dateeritud veebruar 1950. Üks kuu enne pleenumit. Kas see kiri jõudis Käbini kätte? Kas see oli põhjus, miks Semper arreteeriti? Käbini esimene aasta võimul oli verine. Arhiivide andmetel arreteeriti 1950 aastal Eestis 3584 inimest. Neist 1022 saadeti Siberisse. 637 said surmanuhtluse. Ülejäänud said erinevaid vanglakaristusi. Kas Käbin teadis neid numbreid? Kas ta luges raporteid, kus kirjas, mitu inimest arreteeriti, mitu saadeti ära, mitu hukati? Või püüdis ta mitte teada, et saaks öelda, ma lihtsalt täitsin käske? Kuid oli üks detail, mis näitab, et Käbin teadis täpselt, mis toimus. Iga kuu sai ta NKVD-lt raporti. Raport sisaldas nimesid, kuupäevi, süüdistusi, karistusi. Need raportid on arhiivides. Igaühe all on Käbini allkiri ja märkus, tutvunud. Mõne all on käsitsi kirjutatud kommentaar. Õige otsus. Jätkata jälgimist. Kontrollida perekonda. Kas need kommentaarid tähendavad, et Käbin oli aktiivselt kaasatud? Kas ta mitte ainult ei teadnud, vaid ka juhtis repressioone? Augustis 1950 saabus Tallinna Moskva kontrollkomisjon. Nende ülesanne oli hinnata, kuidas Käbin oma tööd teeb. Komisjoni juht oli Mihhail Suslov, üks Stalini lähimaid kaastöölisi. Suslovi raport, mis on nüüd osaliselt avalikustatud, on üllatav. Seltsimees Käbin on näidanud erakordset valvsust ja otsustavust võitluses vaenlastega. Tema juhtimisel on Eesti NSV puhastatud buržuaaslikest elementidest. Soovitan jätkata samas vaimus. Kas see oli kiitus? Või käsk jätkata repressioone? Ja mida Käbin tundis, kui ta seda raportit luges? Septembris juhtus midagi, mis näitab Käbini tegelikku iseloomu. Üks parteitöötaja, kes oli olnud Käbini sõber enne pleenumit, tuli tema juurde ja palus abi. Tema vend oli arreteeritud. Ma tean, et see on viga, ütles ta Käbinile. Mu vend ei ole kunagi teinud midagi valesti. Palun aita teda. Käbini vastus on dokumenteeritud selle mehe hilisemas ülekuulamise protokollis. Käbin ütles, kui su vend arreteeriti, siis oli selleks põhjus. Inkad ei tee vigu. Ja kui sa kaitsed teda, siis võib-olla peaksime ka sind kontrollima. Mees lahkus. 2 nädalat hiljem arreteeriti ka tema. Kas see oli juhus? Või Käbini kättemaks selle eest, et keegi julges temalt abi paluda? Oktoobris toimus Moskvas üleliidulise kommunistliku partei keskkomitee pleenumi istung. Käbin osales seal esimest korda kui Eesti esimene sekretär. Tema kõne pleenumil kestis 12 minutit. Ta rääkis edukast võitlusest buržuaaslike natsionalistidega Eestis. Ta nimetas numbreid. 3584 vaenlast neutraliseeritud. Neutraliseeritud, see oli sõna, mida ta kasutas. Mitte arreteeritud. Mitte karistatud. Neutraliseeritud. Nagu oleksid need inimesed olnud mingid mehhanismid, mitte elavad inimesed. Kas Käbin uskus ise sellesse, mida ta ütles? Või oli see lihtsalt etendus Moskva jaoks? Pärast pleenumit kohtus Käbin isiklikult Staliniga. See kohtumine kestis 15 minutit. Protokolli sellest kohtumisest ei ole. Kuid Käbini isiklik sekretär märkis üles, et kui Käbin tagasi tuli, oli ta väga rahul ja elevil. Mida Stalin talle ütles? Kas ta kiitis Käbini tööd? Kas ta andis uusi korraldusi? Või ähvardas ta, et kui Käbin ei jätka samas vaimus, saab temast järgmine ohver? Novembris 1950 hakkas midagi muutuma. Arreteerimiste arv vähenes.
Kui mais oli arreteeritud 587 inimest, siis novembris ainult 132. Miks? Kas Käbin otsustas, et piisab? Kas Moskva andis käsu aeglustada? Või oli lihtsalt nii, et enam ei olnud kedagi arreteerida, kõik vaenlased olid juba kinni? Detsembris toimus Tallinnas suur parteikonverents. Käbin pidas seal kõne, mis kestis 2 tundi. Ta rääkis saavutustest ja edusammudest. Ta ei maininud kordagi repressioone. Ta ei maininud kordagi arreteerimisi. Nagu poleks seda aastat üldse olnud. Nagu oleks 1950 olnud tavaline aasta. Konverentsi protokollis on märgitud, et pärast kõnet olid pikk aplaus. Kes aplodeeris? Inimesed, kes kartsid, et kui nad ei aplodeeri, satuvad nemad järgmisena nimekirja. Või inimesed, kes tõesti uskusid, et Käbin on suurepärane juht. Aasta lõpus koostas Käbin aruande Moskvale. Aruanne kannab pealkirja Eesti NSV olukord seisuga 31. detsember 1950. Aruanne on 52 lehekülge pikk. Seal on statistikat, numbreid, graafikuid. Üks lõik on eriti huvitav, tänu otsustavale võitlusele vaenlastega on Eesti NSV nüüd kindlalt Nõukogude võimu kontrolli all. Buržuaaslik natsionalistlik oht on kõrvaldatud. Partei autoriteet on tugevnenud. Kas Käbin uskus sellesse? Kas ta tõesti arvas, et see, mida ta tegi, oli õige? Või kirjutas ta lihtsalt seda, mida Moskva tahtis kuulda? Kuid arhiivides on veel üks dokument. Dokument, mida Käbin ei saatnud Moskvasse. Dokument, mis jäi tema isiklikku seifi. See dokument leiti alles 1991, kui Käbini arhiive inventeeriti. Dokument on dateeritud 31. detsember 1950. Sama kuupäev kui ametlik aruanne. Kuid see dokument on hoopis teistsugune. See on nimekiri. Nimekiri inimestest, kes vajavad täiendavat kontrolli. Nimekirjas on 157 nime. Inimesed, kes olid veel vabaduses. Inimesed, keda Käbin kavatses järgmisena sihtida. Miks ta seda nimekirja hoidis? Kas ta kavatses seda kasutada? Või oli see tema kindlustus, nimekiri, mida ta võis kasutada, kui keegi hakkaks tema vastu? Kes oli Johannes Käbin 1950 aasta lõpus? Kas ta oli mees, kes uskus, et teeb õiget asja? Kas ta oli mees, kes lihtsalt täitis käske? Või oli ta mees, kes kasutas süsteemi oma võimu kindlustamiseks? Arhiivid näitavad kõiki neid külgi. Kuid üks küsimus jääb, kas Käbin magas rahulikult öösiti, teades, et tema allkirja tõttu on tuhanded inimesed vanglas või Siberis? Või vaevlesid teda öösel kahtlused ja hirm? Jaanuaris 1951 hakkas Käbini kabinetis toimuma midagi imelikku. Tema sekretär märkis üles, et Käbin hakkas nõudma, et kõik külastajad registreeritaks. Mitte ainult nimi ja kellaaeg, vaid ka vestluse teema ja kestus. Ta tahtis teada kõike, meenutab endine sekretär, kes on nüüd 91 aastat vana. Iga kõne, iga kohtumine, iga dokument. Ta kontrollis isegi prügikaste oma kabinetis. Nagu otsiks ta midagi. Või kardaks, et keegi otsib midagi tema kohta. Mida Käbin kartis? Kas ta teadis, et süsteem, mida ta aitas luua, võib ühel päeval pöörduda tema enda vastu? Või oli see lihtsalt paranoia, mis tabab kõiki, kel on liiga palju võimu? Veebruaris saabus Tallinna ootamatu külaline. Georgi Malenkov, Stalini üks lähimaid kaastöölisi, kes vastas Nõukogude Liidus parteiorganisatsiooni töö eest. Tema visiit ei olnud avalik. Hotelli registreerimisraamatus tema nime ei ole. Kuid Käbini isiklikus kalendris on märge, kohtumine 23. veebruar kell 21. Kohtumine kestis kalendri järgi 3 tundi. Mis toimus nende 3 tunni jooksul? Käbini sekretär kuulis läbi ukse tõstetud hääli. Mitte karjumist, täpsustab ta. Lihtsalt pingelist vestlust. Nagu oleks keegi esitanud nõudmisi. Millised nõudmised? Kas Moskva oli rahul Käbini tööga? Või taheti veel rohkem ohvreid? Märtsis, täpselt aasta pärast kurikuulsat pleenumit, toimus Tallinnas mälestusüritus. Ametlikult tähistati võitu buržuasliku natsionalismi üle. Käbin pidas kõne, mis kestis 45 minutit.
Kuid selles kõnes oli üks lause, mis pani paljud kuulajad hämmelduma. Võitlus ei ole lõppenud, ütles Käbin. Vaenlased on muutunud kavalaks. Nad peidavad end. Nad ootavad. Kuid me leiame nad üles. Kes olid need vaenlased, kellest Käbin rääkis? Kas ta mõtles päriselt kedagi? Või oli see lihtsalt viis hoida inimesi hirmu all, et keegi ei julgeks tema vastu astuda? Arhiivides leidub märts 1951 dokument, mis kannab pealkirja Erilise tähtsusega isikud. Dokument sisaldab 37 inimese nimekirja. Need ei ole tavalised parteitöötajad. Need on inimesed, kes töötasid Käbiniga koos juba enne pleenumit. Inimesed, kes teadsid tema minevikku. Inimesed, kes võisid teada liiga palju. Iga nime juures on märkus. Jälgida. Kontrollida kontakte. Piirata ligipääsu dokumentidele. Miks Käbin kartis oma endisi kolleege? Mida nad teadsid, mida teised ei teadnud? Kas oli olemas mingi saladus Käbini minevikus, mida ta püüdis varjata? Aprillis arreteeriti üks neist 37-st. Eduard Päll, endine Keskkomitee organisatsioonilise osakonna töötaja. Mees, kes oli töötanud Käbiniga koos 1949 aastal. Päll arreteeriti kell 4 hommikul. Süüdistus olid salakuulamine Inglismaa kasuks. Kuid ülekuulamise protokollid näitavad, et küsimused ei puudutanud Inglismaad. Küsimused puudutasid Käbini. Mis dokumente Käbin koostas 1949 aastal? Kellega Käbin kohtus enne pleenumit? Mida Käbin rääkis Moskva esindajatega? Miks küsiti neid küsimusi? Kas keegi Moskvas hakkas kahtlustama Käbini? Või oli see Käbini enda initsiatiiv kõrvaldada inimene, kes teadis liiga palju? Päll suri ülekuulamisel. Ametlik põhjus oli südameatakk. Kuid arsti raport, mis leiti arhiivist alles 2002 aastal, näitab midagi muud. Patsiendil on märke füüsilisest vägivallast. Ribimurrud, sisemine verejooks, põrutus. Kes teda peksis? Miks? Ja kõige tähtsam, kas Käbin teadis sellest? Tema allkirjaga dokument, dateeritud 2 päeva pärast Pälli surma, ütleb, seltsimees Pälli surm on kaotus. Kuid tema tegevus oli kahjustanud parteid. Õige, et tõde tuli välja enne, kui ta jõudis teha veel rohkem kahju. Milline tõde? Millisest kahjust Käbin rääkis? Ja miks ta pidas vajalikuks kirjutada selle dokumendi? Mais 1951 toimus Moskvas midagi, mis muutis kõike. Stalin kutsus kokku koosoleku, kus osalesid kõik liiduvabariikide esimesed sekretärid. Koosoleku teema olid kadrite poliitika. Stalini kõne, mis on osaliselt säilinud arhiivides, sisaldas ähvardust, mõned seltsimehed on muutunud liiga mugavaks. Nad arvavad, et nende positsioon on kindel. Kuid keegi ei ole asendamatu. Kui ma näen, et keegi ei täida oma ülesandeid, leian ma kiiresti asendaja. Kes olid need, mõned seltsimehed? Kas Stalin mõtles ka Käbini? Käbini sekretär märkis üles, et kui Käbin Moskvast tagasi tuli, oli ta vaikne ja mõtlik. Ta ei rääkinud kellegagi. Ta sulges end oma kabinetti 3 tunniks. Mida ta seal tegi? Kas ta mõtles, kuidas oma positsiooni kindlustada? Või kartis ta, et tema aeg hakkab otsa saama? Juunis hakkas Käbin tegema midagi ootamatut. Ta hakkas külastama tehased ja kolhoose. Mitte ametlike visiitide raames, vaid ootamatult. Ta tuli, rääkis töötajatega, küsis nende arvamust. See oli imelik, meenutab endine tehase direktor. Käbin ei olnud kunagi varem huvitunud sellest, mida tavalised inimesed mõtlevad. Kuid nüüd ta tuli, istus meie kantseleis, jõi teed ja küsis, kuidas meil läheb. Nagu oleks ta püüdnud näidata, et ta on rahvamees. Miks Käbin seda tegi? Kas ta püüdis luua endale uut kuvandit? Või oli see Moskva käsk näidata, et ta ei ole ainult repressioonide mees, vaid ka juht, kes hoolib rahvast? Juulis saabus Tallinna veel üks Moskva kontrollkomisjon. Seekord juhatas seda Nikita Hruštšov, kes oli tõusmas Nõukogude Liidu uueks tugevaks meheks. Hruštšovi visiit kestis 4 päeva. Ta kohtus Käbiniga 3 korda. Esimene kohtumine oli ametlik, teised 2 privaatsed. Mis toimus nendel privaatsetel kohtumistel? Käbini sekretär ei saanud olla kohal.
Kuid ta märkis üles, et pärast teist kohtumist oli Käbin nähtavalt pinges. Pärast kolmandat kohtumist oli ta rahulik, peaaegu rõõmus. Mis muutus nende kahe kohtumise vahel? Kas Hruštšov esitas nõudmisi? Kas Käbin lubas midagi? Või said nad kokkuleppele, mis kindlustas Käbini positsiooni? Augustis toimus midagi, mis näitab, kui kaugele Käbin oli valmis minema oma võimu säilitamiseks. Üks keskkomitee liige, Aleksander Jõeäär, pidas koosolekul kõne, kus ta kritiseeris liigseid bürokraatlikke protseduure. Ta ei maininud Käbini nime. Ta rääkis üldiselt. Kuid 2 päeva hiljem kutsuti Jõeäär Käbini kabinetti. Kohtumine kestis 10 minutit. Kui Jõeäär välja tuli, oli ta kahvatu. Ta ei rääkinud kellegagi. Järgmisel päeval esitas ta avalduse, kus ta tunnistas oma vigud ja võttis tagasi oma sõnad. Mis toimus selles kabinetis? Mida Käbin talle ütles? Jõeäär ei rääkinud sellest kunagi. Ta suri 1964. Kuid tema tütar leidis tema isiklike paberite seast märkme. Käbin ütles, et kui ma ei võta oma sõnu tagasi, uuritakse minu perekonda. Ta nimetas mu naise nime. Ta nimetas mu laste nimesid. Ma ei saanud riskida. Septembris hakkas Käbin koostama uut dokumenti. Dokument kandis pealkirja Eesti NSV arengusuunad 1952–1955. See oli esimene kord, kui Käbin rääkis tulevikust, mitte minevikust. Dokument oli 120 lehekülge pikk. Seal oli plaane majanduse, hariduse, kultuuri kohta. Kuid seal oli ka üks peatükk, mis kandis pealkirja ideoloogiline töö. Selles peatükis kirjutas Käbin, peame jätkama võitlust buržuasliku ideoloogia jäänustega. See võitlus ei lõpe kunagi. Iga põlvkond peab seda võitlust uuesti pidama. Mida Käbin sellega mõtles? Kas ta tõesti uskus, et võitlus ei lõpe kunagi? Või oli see viis õigustada repressioone ka tulevikus? Oktoobris toimus Tallinnas kultuuritöötajate kongress. Käbin pidas seal kõne, kus ta rääkis Nõukogude kultuuri võidukäigust. Kuid pärast ametlikku osa toimus privaatne kohtumine. Käbin kutsus kokku 10 kirjanikku ja kunstnikku. Kohtumine toimus tema residentsis, mitte keskkomitee hoones. Üks osalejatest, kirjanik Juhan Smuul, kirjutas oma päevikusse, Käbin oli imelikult sõbralik. Ta pakkus meile konjaki. Ta rääkis kunstist, kirjandusest. Nagu oleks ta tavaline kultuurihuviline, mitte mees, kelle käskude tõttu on 100 inimesed vanglas. Kuid siis, vestluse lõpus, ta ütles midagi, mis pani mind külmaks jooksma. Ta ütles, meie kunst peab teenima rahvast. Kuid mõned kunstnikud on unustanud, keda nad teenivad. Nad teenivad iseennast. Sellised kunstnikud on ohtlikud. Ta ei nimetanud nimesid. Kuid me kõik teadsime, kellest ta rääkis. Novembris arreteeriti 2 kunstnikku, kes olid osalenud sellel kohtumisel. Süüdistus oli formalism ja buržuasliku kunsti propageerimine. Kas see oli juhus? Või oli see Käbini viis näidata, et isegi kultuuritöötajad ei ole puutumatud? Smuul kirjutas oma päevikusse, ma mõistan nüüd. See kohtumine ei olnud sõbralik vestlus. See oli hoiatus. Käbin näitas meile, et ta teab, kes me oleme, mida me mõtleme, mida me teeme. Ja et ta võib meid igal hetkel kõrvaldada. Detsembris 1951 koostas Käbin oma teise aasta aruande Moskvale. Aruanne oli veelgi pikem kui esimene, 78 lehekülge. Kuid seekord oli seal vähem numbreid arreteerimiste kohta. Rohkem numbreid tootmise, hariduse, kultuuri kohta. Nagu oleks Käbin püüdnud näidata, et ta ei ole ainult repressioonide mees. Aruande viimane lõik on huvitav, Eesti NSV on nüüd kindlalt Nõukogude perekonna liige. Mineviku ohtud on kõrvaldatud. Tulevikus keskendume konstruktiivsele tööle. Kas Käbin tõesti uskus, et repressioonide aeg on läbi? Või oli see lihtsalt see, mida Moskva tahtis kuulda? Kuid samal ajal, kui Käbin kirjutas seda optimistlikku aruannet, koostas ta veel ühe dokumendi. Dokument, mis jäi tema isiklikku seifi. Dokument, mis leiti alles 1991. See oli nimekiri. Jälle nimekiri. Seekord oli seal 23 nime. Inimesed, kes vajavad erakordset tähelepanu. Miks Käbin jätkas nimekirjade koostamist?
Kas ta ei suutnud lõpetada? Kas see oli muutunud harjumuseks? Või oli see tema viis tunda end turvaliselt, alati teada, keda ta võib järgmisena sihtida, kui keegi hakkab tema vastu? Jaanuaris 1952 toimus midagi, mis näitab Cabini tõelist olemust. Tema endine kolleeg, mees, kes oli aidanud tal koostada raporteid 1949 aastal, kirjutas talle isikliku kirja. Kirjas palus ta Cabinil aidata tema poega, kes oli saanud probleeme ülikoolis. Ma ei küsi palju, kirjutas ta. Lihtsalt üks sõna sinult ja mu poeg saab jätkata õpinguid. Ma mäletan, kuidas me koos töötasime. Ma mäletan, kuidas ma aitasin sind. Cabini vastus on säilinud arhiivides. See on üks lause pikk, ma ei mäleta, et sa oleksid mind kunagi aidanud. Ja ma ei saa aidata kedagi, kes ei ole seda väärt. 3 nädalat hiljem arreteeriti selle mehe poeg. Süüdistus oli antisovetlik propaganda. Kas see oli juhus? Või Cabini kättemaks selle eest, et keegi julges talle meenutada minevikku? Veebruaris saabus Tallinna uudis Moskvast. Stalin oli haige. Ametlikult ei öeldud midagi, kuid kuuldused levisid kiiresti. Cabin kutsus kokku kiireloomulise koosoleku. Koosolekul osalesid ainult 5 inimest, Cabini lähim ring. Protokolli sellest koosolekust ei ole. Kuid üks osalejatest rääkis hiljem, 1986, ajakirjanikule. Cabin oli nähtavalt mures. Ta ütles, et peame olema valmis igaks stsenaariumiks. Ta ei öelnud, mida ta mõtles. Kuid me kõik mõistsime. Kui Stalin sureb, võib kõik muutuda. Ja Cabin kartis, et ta võib kaotada oma positsiooni. Märtsis 1953 suri Stalin. Uudis jõudis Tallinna 5. märtsil hommikul. Cabin oli esimene, kes sai teada. Ta kutsus kokku keskkomitee koosoleku samal päeval õhtul. Tema kõne koosolekul kestis 20 minutit. Ta rääkis Stalinist kuid suurest juhist ja õpetajast. Ta nuttis. Kas need olid päris pisarad? Või etendus? Üks osalejatest meenutab, ma vaatasin Cabini nägu. Ta nuttis, jah. Kuid tema silmad ei nutnud. Tema silmad olid külmad. Nagu oleks ta arvutanud, mida see kõik tähendab tema jaoks. Stalini surm muutis kõike. Moskvas algas võimuvõitlus. Berija, Malenkov, Hruštšov, kõik püüdsid saada kontrolli. Cabin pidi valima, keda toetada. Tema valik oli üllatav. Ta toetas Berijat. Miks? Berija oli see, kes oli andnud talle võimaluse. Berija oli see, kes oli heaks kiitnud tema nimekirjad. Kuid Berija kaotis võimuvõitluse. Juunis 1953 arreteeriti Berija. Detsembris hukati ta. Kas see tähendas, et ka Cabini aeg on läbi? Paljud Tallinnas arvasid nii. Kuid Cabin ületas ka selle kriisi. Kuidas? Arhiivid näitavad, et juulis, kohe pärast Berija arreteerimist, kirjutas Cabin kirja Hruštšovile. Kirjas ta tunnistas, et olid eksinud, toetades Berijat. Ta lubas parandada oma vigud ja teenida uut juhtkonda lojaalselt. Kas see oli siiras? Või lihtsalt ellujäämise strateegia? Hruštšov võttis kirja vastu. Augustis saabus Tallinna Moskva esindaja, kes kohtus Cabiniga. Kohtumine kestis 2 tundi. Pärast kohtumist oli Cabin nähtavalt kergendatud. Mis toimus seal? Cabini sekretär kuulis ainult ühe lause, seltsimees Hruštšov usub teist. Ärge petke teda. Cabin oli jälle pääsenud. Kuid millise hinnaga? Kas ta pidi lubama midagi? Kas ta pidi ohverdama kedagi? Arhiivid ei anna selget vastust. Kuid üks detail on huvitav, septembris 1953 arreteeriti 2 Cabini endist lähedast kaastöölist. Mõlemad olid toetanud Berijat. Kas see oli juhus? Või oli see hind, mille Cabin pidi maksma oma ellujäämise eest? Kas Johannes Cabin oli geniaalne poliitik, kes suutis ellu jääda kõigis kriisides? Või oli ta lihtsalt õnnelik, et oli alati õigel ajal õiges kohas? Arhiivid näitavad mõlemat. Üks on kindel, Cabin mõistis, et võimul püsimiseks peab ta olema valmis ohverdama kõiki, isegi neid, kes teda aitasid. Ja ta oli valmis seda tegema.
Oktoobris 1953 toimus Moskvas Keskkomitee pleenumi istung, kus Hruštšov esitas esimest korda oma visiooni kollektiivsest juhtimisstiilist. Käbin istus saalis tagumises reas, kuid tema märkmikku, mis on nüüd arhiivides, on kirjutatud midagi imelikku. Mitte pleenumi sisu kohta, vaid nimed. 32 nime. Eesti partei töötajate nimed. Iga nime kõrval on märk, pluss või miinus. Mida need märgid tähendasid? Kes said plussid ja kes said miinused? Ja kõige tähtsam, miks Käbin koostas seda nimekirja just sel hetkel, kui Moskvas räägiti kollektiivsest juhtimisest? Kas ta kartis, et kollektiivne juhtimine tähendab tema võimu nõrgenemist? Või planeeris ta juba ette, keda ta peab kõrvaldama, et oma positsiooni kindlustada? Novembris hakkas Tallinnas levima kuuldus. Kuuldus, et Moskva plaanib saata Eestisse uue teise sekretäri. Inimese, kes jälgiks Käbini tööd. Käbini reaktsioon oli kiire ja otsustav. Ta kutsus kokku Keskkomitee bürooi koosoleku. Koosolekul võttis ta sõna ja ütles, seltsimehed, me peame näitama Moskvale, et Eesti juhtkond on ühtne ja tugev. Igasugused kuuldused nõrgestavad meie tööd. Ma palun teil kõigil kinnitada oma lojaalsust. Protokollis on märgitud, et pärast seda kõnet kõik kohalviibijad kinnitasid oma lojaalsust seltsimees Käbinile. Kuid üks osalejatest kirjutas hiljem oma mälestustes, see ei olnud palve. See oli nõudmine. Käbin vaatas igaühele otsa. Ja me kõik mõistsime, kui me ei kinnita lojaalsust, satume nimekirja. Detsembris saabus Tallinna tõesti uus teine sekretär. Ivan Kebin, venelane Moskvast. Mees, kellel ei olnud mingit sidet Eestiga. Mees, kes ei rääkinud eesti keelt. Tema ülesanne oli selge jälgida Käbini. Esimene kohtumine Käbini ja Kebini vahel toimus 8. detsembril. Kohtumine kestis 4 tundi. Käbini sekretär märkis üles, et kui Kebin lahkus, oli Käbin vaikne ja sünge. Ta ei rääkinud kellegagi kogu ülejäänud päeva. Mis toimus sel kohtumisel? Kebin kirjutas oma raportis Moskvale, seltsimees Käbin näib koostööaldis. Kuid ma tunnen, et ta varjab midagi. Soovitan jätkata jälgimist. Mida Käbin varjas? Kas tema minevikku 1950 aastast? Või midagi muud? Jaanuaris 1954 hakkas Kebin tegema midagi, mis pani Käbini närvi. Ta hakkas küsima arhiividest dokumente. Dokumente 1950 aasta kohta. Arreteerimiste nimekirju. Käbini allkirjaga raporteid. Arhivaar, kes pidi need dokumendid välja andma, oli segaduses. Ma ei teadnud, mida teha, meenutab ta. Kebin oli teine sekretär, tal oli õigus neid dokumente näha. Kuid ma teadsin, et Käbin ei taha, et keegi neid näeks. Ma helistasin Käbinile. Ta ütles, anna talle, mida ta küsib. Kuid tee koopia kõigest, mida ta võtab. Ja teata mulle kohe. Miks Käbin nõustus andma dokumente? Kas tal ei olnud valikut? Või oli tal plaan? Veebruaris kutsus Käbin Kebini oma residentsi õhtusöögile. See oli ootamatu. Käbin ei olnud kunagi varem kutsunud kedagi oma koju. Õhtusöök kestis 3 tundi. Käbini naine Elena valmistas traditsioonilist Eesti toitu. Käbin rääkis oma elust, oma perekonnast, oma unistustest. Ta oli nagu teine inimene, kirjutas Kebin oma päevikusse. Soe, sõbralik, avatud. Ta rääkis isegi oma vigadest. Ta ütles, et 1950 aastal oli ta liiga range. Et ta kahetseb mõningaid otsuseid. Ma peaaegu uskusin teda. Peaaegu. Miks mitte täielikult? Kebin jätkas, kuid siis, kui me juba lahkusime, ta ütles midagi imelikku. Ta ütles, Ivan, me peame üksteist usaldama. Sest kui me ei usalda üksteist, usaldab meid keegi Moskvas. See kõlas nagu hoiatus. Märtsis toimus midagi, mis näitas, et Käbin ei olnud muutunud. Üks noor partei töötaja, Jüri Kukk, esitas Keskkomitee koosolekul ettepaneku. Ta soovitas üle vaadata 1950 aasta repressioonide ohvrite juhtumid. Ta ei süüdistanud kedagi. Ta lihtsalt ütles, et võib-olla tehti vigud ja õiglus nõuab, et need vead parandataks. Koosolekul oli vaikus. Siis võttis sõna Käbin.
Tema vastus oli külm ja selge: seltsimees Kukk, teie ettepanek on ohtlik. Te kahtlustate partei otsustes. Partei ei tee vigu. Kui keegi arreteeriti, oli selleks põhjus. Ja kui te seda ei mõista, siis võib-olla peaksite te mõtlema, kas te olete õigel kohal. Kukk vaikis. 2 kuud hiljem viidi ta üle tööle Võrumaale, väikese kolhoosi esimeheks. Kas see oli juhus? Või Käbini kättemaks? Aprillis saabus Moskvast uus direktiiv. Hruštšov oli algatanud kampaania sotsialistliku seaduslikkuse tugevdamiseks. See tähendas, et repressioonid pidid vähenema. Et inimeste õigusi pidid rohkem austama. Käbin luges direktiivi oma kabinetis. Tema sekretär märkis üles, et Käbin luges seda 3 korda. Siis ta kutsus kokku Keskkomitee bürooi koosoleku. Koosolekul ütles ta: seltsimehed, Moskva on andnud meile uued juhised. Me peame neid täitma. Kuid me ei tohi unustada valvsust. Vaenlased kasutavad iga võimalust meie vastu. Me peame olema ettevaatlikud. Mis see tähendas praktikas? Arhiivid näitavad, et arreteerimiste arv vähenes. Kuid jälgimise arv suurenes. NKVD raportid näitavad, et 1954 aastal oli jälgitavate isikute arv 2 korda suurem kui 1953 aastal. Käbin oli leidnud uue viisi kontrollida inimesi, mitte arreteerida, vaid jälgida. Mais toimus Tallinnas kirjanike kongress. Käbin pidas seal kõne, kus ta rääkis uuest ajastust ja loomingulisest vabadusest. Kuid pärast ametlikku osa kutsus ta kokku privaatse koosoleku. Koosolekul osalesid 10 kirjanikku. Käbin ütles neile: seltsimehed, te võite kirjutada vabalt. Kuid vabadus ei tähenda vastutusetus. Te peate mõistma, et iga sõna, mida te kirjutate, mõjutab meie ühiskonda. Ja kui teie sõnad kahjustavad ühiskonda, peate te vastutama. Üks osalejatest, kirjanik Paul Kuusberg, kirjutas oma päevikusse: ma ei mõista. Käbin räägib vabadusest, kuid tema sõnad kõlavad nagu ähvardus. Mis on see vabadus, kus iga sõna võib sind hävitada? Juunis hakkas Käbin koostama oma esimest suurt raportit Moskvale. Raport käsitles Eesti olukorda. Käbin kirjutas: Eesti NSV on stabiilne. Majandus areneb. Kuid ma tunnen, et pinna all on pingeid. Inimesed kardavad rääkida. Nad kardavad usaldada. See hirm ei ole loomulik. Keegi on selle hirmu loonud. Kes? Käbin ei nimetanud Käbini nime. Kuid kontekst oli selge. Raport läks Moskvasse. 2 nädalat hiljem saabus Tallinna telegramm. Telegramm oli adresseeritud Käbinile. Selles seisis: seltsimees Käbin, Moskva on rahul teie tööga. Jätkake samas vaimus. Kas see oli tõeline kiitus? Või oli see viis öelda Käbinile, et tema raport ei muutnud midagi? Käbin näitas telegrammid Käbinile. Vaata, ütles ta. Moskva usaldab mind. Käbin ei vastanud. Kuid ta kirjutas oma päevikusse: Käbin võitis selle vooru. Kuid võitlus ei ole läbi. Juulis toimus midagi, mis näitas Käbini tõelist võimu. Tallinna saabus Moskva Kirjanike Liidu esindaja. Ta tuli kontrollima, kuidas Eestis täidetakse uusi direktiive loomingulise vabaduse kohta. Ta kohtus kirjanikega, kunstnikega, ajakirjanikega. Paljud rääkisid talle oma muredest. Nad rääkisid tsensuurist, hirmust, piirangutes. Esindaja koostas raporti. Raportis ta kirjutas: Eestis on olukord keeruline. Loominguline vabadus on piiratud. Inimesed kardavad väljendada oma arvamust. Raport pidi minema Moskvasse. Kuid see ei jõudnud sinna kunagi. Keegi kaotas selle. Kes? Käbini sekretär märkis üles, et päev enne, kui raport pidi Moskvasse saatma, külastas Käbin isiklikult postijaoskonda. Ta oli seal 20 minutit. Mis ta seal tegi? Kas ta kaotas raporti? Või veenis ta kedagi seda tegema? Augustis kutsus Hruštšov kokku kõigi liiduvabariikide esimeste sekretäride koosoleku Krimmis. Käbin sõitis sinna koos Käbiniga. Koosolek kestis 3 päeva. Hruštšov rääkis uuest kursist ja reformidest. Ta rääkis, et Stalini aja vead tuleb parandada. Käbin istus ja kuulas. Ta ei teinud märkmeid. Ta ei esitanud küsimusi.
Kevin märkis üles, Käbin oli nagu kuju. Ta ei näidanud mingeid emotsioone. Nagu oleks ta seal, kuid mitte seal. Pärast koosolekut jalutasid Käbin ja Kevin mööda randa. Kevin küsis, mida te arvate Hruštšovi kõnest? Käbin vastas, ma arvan, et aeg näitab. Mis see tähendas? Kas Käbin ei uskunud reformidesse? Või kartis ta, et reformid tähendavad tema lõppu? Septembris toimus Moskvas midagi, mis muutis kõike. Hruštšov pidas keskkomitee pleenumil salajase kõne. Kõne Stalini kuritegudest. Kõne, mis hiljem sai tuntuks kuid salajane kõne. Käbin ei olnud pleenumil kohal. Kuid ta sai kõneteksti kätte 2 päeva hiljem. Ta luges seda oma kabinetis üksi. Tema sekretär kuulis läbi ukse, kuidas midagi kukkus põrandale. Kui ta sisenes, seisis Käbin akna ääres, kõnetekst käes. Kas kõik on korras, küsis sekretär. Käbin ei vastanud. Ta lihtsalt vaatas aknast välja. Mida ta mõtles? Kas ta kartis, et nüüd hakatakse uurima ka tema rolli 1950 aasta repressioonides? Või mõtles ta, kuidas sellest kriisist ellu jääda? Oktoobris kutsus Käbin kokku keskkomitee bürooi koosoleku. Koosolekul pidi ta tutvustama Hruštšovi salajast kõnet. Kuid Käbini versioon oli erinev. Ta luges kõne teksti, kuid ta lisas oma kommentaare. Seltsimehed, Stalin tegi vigu. Kuid me ei tohi unustada, et ta oli ka suur juht. Ja me ei tohi unustada, et need vead tehti raskel ajal, kui vaenlased ähvardasid meie riiki igast küljest. Kes olid need vaenlased 1950 aastal? Käbin ei täpsustanud. Kuid tema sõnum oli selge, repressioonid olid vajalikud. Koosoleku protokollis on märgitud, et seltsimees Käbini seletused võeti vastu heakskiitmisega. Kuid üks osalejatest kirjutas hiljem, me ei julgenud vastu vaielda. Käbin vaatas meile otsa nii, et me mõistsime, kui me vaidleme vastu, satume nimekirja. Novembris hakkas Käbin koostama uut raportit Moskvale. Seekord oli raport otsesem. Ta kirjutas, seltsimees Käbin ei ole täielikult mõistnud keskkomitee uut kurssi. Ta jätkab vana stiili. Ta jätkab hirmu kasutamist kontrollivahendina. Ma soovitan Moskval sekkuda. Raport läks Moskvasse. Kuid vastust ei tulnud. Miks? Käbin ei mõistnud. Kuid Käbin mõistis. Ta oli juba võtnud ühendust oma kontaktidega Moskvas. Ta oli seletanud oma positsiooni. Ta oli veennud neid, et Eestis on erilised tingimused, mis nõuavad erilisi meetmeid. Ja Moskva oli nõustunud. Käbin oli jälle kaotanud. Detsembris 1954 koostas Käbin oma aastaaruande. Aruanne oli optimistlik. Eesti NSV areneb edukalt. Majandus kasvab. Kultuur õitseb. Inimesed on rahul. Kuid samal ajal koostas ta veel ühe dokumendi. Dokument, mis jäi tema isiklikku seifi. Dokument, mis leiti alles 1991. See oli nimekiri. Jälle nimekiri. Seekord oli seal 16 nime. Inimesed, kes olid kahtlased. Inimesed, kes olid liiga aktiivsed. Inimesed, kes esitasid liiga palju küsimusi. Miks Käbin ei suutnud lõpetada? Kas see oli haigus? Või oli see ainus viis, kuidas ta oskas võimul püsida? Jaanuaris 1955 toimus Moskvas keskkomitee pleenumi istung, kus Hruštšov rääkis põllumajanduse reformist. Käbin osales pleenumil. Kuid tema tähelepanu ei olnud põllumajanduse peal. Ta jälgis, kes kellega räägib. Kes kellega istub. Kes keda toetab. Tema märkmikus on kirjas nimed ja märkused. Suslov, tugev positsioon. Koslov, tõusev täht. Mikojan kaotab mõjuvõimu. Käbin mõistis, et Moskvas toimub võimuvõitlus. Ja ta pidi valima, keda toetada. Tema valik oli ettevaatlik. Ta ei toetanud kedagi avalikult. Ta hoidis kontakte kõigiga. Ma pean olema valmis igaks stsenaariumiks, kirjutas ta oma isiklikku päevikusse. Veebruaris saabus Tallinna ootamatu külaline. Anastas Mikojan, üks Nõukogude Liidu vanemaid poliitikuid. Tema visiit oli ametlikult seotud majandusküsimustega. Kuid tegelikult oli tal teine eesmärk. Ta tahtis hinnata Käbini. Mikojan kohtus Käbiniga 3 korda.
Esimene kohtumine oli ametlik. Teine oli privaatne õhtusöök. Kolmas oli jalutuskäik Kadrioru pargis. Mis toimus nendel kohtumistel? Mikojan kirjutas oma mälestustes, Käbin on huvitav mees. Ta on intelligentne, ettevaatlik, kalkuleeriv. Kuid ma ei usalda teda täielikult. Ta ütleb seda, mida ma tahan kuulda. Kuid ma ei tea, mida ta tõesti mõtleb. Kas Mikojan nägi Käbini läbi? Või oli Käbin liiga hea näitleja? Märtsis toimus midagi, mis näitas, et Käbin ei kavatse muutuda. Tallinna Ülikoolis toimus ajalookonverents. Üks noor ajaloolane, Evald Laasi, pidas ettekande Eesti ajaloo tõlgendamisest. Ettekannes ta kritiseeris liigselt ideologiseeritud lähenemist ajaloole. Ta ei maininud Käbini nime. Ta rääkis üldiselt. Kuid järgmisel päeval kutsuti Laasi Keskkomitee hoonesse. Ta kohtus Käbiniga. Kohtumine kestis 5 minutit. Laasi kirjutas hiljem oma mälestustes, Käbin ei karjunud. Ta ei ähvardanud. Ta lihtsalt ütles, noormees, teil on tulevik. Ärge rikkuge seda rumalate sõnadega. Siis ta vaatas mulle otsa ja lisas, ma loodan, et me mõistame üksteist. Ma mõistsin. Ma ei pidanud enam kunagi sellist ettekannet. Aprillis kutsus Hruštšov kokku kõigi liiduvabariikide esimeste sekretäride koosoleku. Koosoleku teema oli rahvuste poliitika. Hruštšov rääkis, et iga rahvas peab saama areneda oma kultuuri ja keele raames. Käbin kuulas ja tegi märkmeid. Kuid tema märkmed ei puudutanud kultuuri ega keelt. Tema märkmed olid nimed. Eesti kultuuritegelaste nimed. Inimesed, kes võiksid kasutada seda uut poliitikat valesti. Inimesed, keda tuleb jälgida. Kas Käbin kartis, et kultuuriline vabadus tähendab tema kontrolli nõrgenemist? Või oli ta lihtsalt harjunud nägema kõikjal ohte? Mais toimus Tallinnas midagi ootamatut. Grupp noori kirjanikke avaldas ajakirjas Looming artikleid, kus nad nõudsid rohkem vabadust loomingus. Artiklid ei olnud otseselt poliitilised. Kuid nad kritiseerisid tsensuurit ja piiranguid. Käbini reaktsioon oli kiire. Ta kutsus kokku Kirjanike Liidu juhatuse koosoleku. Koosolekul ta ütles, seltsimehed, vabadus on hea. Kuid vabadus ilma vastutuseta on anarhia. Ja anarhia viib kaoseni. Me ei saa lubada kaost. Koosoleku tulemus oli ootuspärane. Ajakirja Looming peatoimetaja vahetati. Noored kirjanikud said hoiatuse. Üks neist, Jaan Kross, kirjutas oma päevikusse, ma mõistan nüüd. Käbin ei kavatse kunagi muutuda. Ta jääb selleks, kes ta on, mees, kes kontrollib kõike ja kõiki. Juunis saabus Tallinna Moskva kultuuriministeeriumi esindaja. Ta tuli kontrollima, kuidas Eestis täidetakse uusi direktiive kultuuri kohta. Ta kohtus kunstnikega, muusikutega, teatritegijatega. Paljud rääkisid talle oma muredest. Esindaja koostas raporti. Raportis ta kirjutas, Eestis on kultuurielu piiratud. Loojad kardavad eksperimenteerida. Nad kardavad riskida. See hirm pärsib loomingut. Raport pidi minema Moskvasse. Kuid enne seda pidi esindaja kohtuma Käbiniga. Kohtumine toimus Käbini kabinetis. Kohtumine kestis 2 tundi. Mis toimus seal? Esindaja muutis oma raportit. Uues versioonis ta kirjutas, Eestis on kultuurielu mitmekesine ja arenev. Mõned loojad on esitanud kaebusi, kuid need kaebused on põhjendamatud. Mida Käbin talle ütles? Kuidas ta teda veenis? Või ähvardas? Juulis toimus Moskvas midagi, mis pani Käbini muretsema. Hruštšov kritiseeris avalikult mõnda liiduvabariigi juhti. Ta ütles, et mõned seltsimehed ei ole mõistnud uut kurssi ja nad peavad muutuma või lahkuma. Kes olid need mõned seltsimehed? Hruštšov ei nimetanud nimesid. Kuid Käbin kartis, et ta võib olla üks neist. Ta kirjutas Hruštšovile isikliku kirja. Kirjas ta kinnitas oma täielikku lojaalsust ja valmisolekut täita kõiki direktiive. Kiri oli 3 lehekülge pikk. Iga lause oli hoolikalt sõnastatud. Iga sõna oli kaalutud. Kas see oli siiras? Või lihtsalt ellujäämise strateegia? Hruštšov vastas lühidalt, seltsimees Käbin, ma usun teie sõnu. Näidake seda oma tegudega.
Mida see tähendas? Käbin ei olnud kindel. Kuid ta teadis, et ta peab olema ettevaatlik. Kas Johannes Käbin suutis muutuda? Kas ta mõistis, et aeg on muutunud ja vanad meetodid ei toimi enam? Arhiivid näitavad, et Käbin püüdis kohaneda. Kuid tema põhiolemus jäi samaks. Ta jätkas kontrolli. Ta jätkas jälgimist. Ta jätkas nimekirjade koostamist. Sest see oli ainus viis, kuidas ta oskas võimul püsida. Ja ta oli valmis seda tegema nii kaua, kui vaja.